Tšau kõigile, Merka täna jälle siin. See oli minu aasta ja ma pole nii kaua aega vlogi teinud, seega ma mõtlesin, et oleks aeg uuesti alustada või mis? Kus mu telefon on? Okay. Camilla on täpselt 5 kuud ja 1 nädal vana ja see tähendab seda, et ma alustan tema lisasöögiga rinnapiima kõrvalt ja ma mõtlesin, et ma jagan sinuga tema esimesi ampse, mida ma siis talle süüa annan ja kuidas ma seda ette valmistan või tegelikult nagu lihtsalt nagu vlog. Te näete, vaadake ise, nagu tulge kaasa. Ja tiburull täna mul magab siin suure toa rõdu peal. Vankris, niimoodi, ta on juba tund aega maganud. Muidu ta magab mul rovenitoas, aga täna olid seal mingisugused ehitustööd, seega ma panin ta siia enda vaate välja ja minu arust siin ongi parem. Aga noh, üldiselt mul on see diivan siin ees, et siis ma pean kogu aeg seda liigutama. Seega see on natukene tüütu, sellepärast on mul rovenitoas, aga täna panin siia. Aga jah, te saate aru nagu mida ma mõtlen, et let's move on. Roveni püreedega ma alustasin 5,5 kuuselt ja temal hakkasin andma püreesid ja 6 kuuselt läksin üle siis näputoidu peale. Camillaga on mul samasugune plaan, et ma siis annan talle püreesid ja vaikselt hakkan vaatama ja talle kõrvale andma ka selliseid rohkem tükilisemaid toite, mida ta saab siis kätte võtta ja ise sööma hakata, nagu näiteks mingid sellised pehmed banaanid, avokaado, no siuksed tavalised asjad. Ma ise ka täpselt ei mäleta, mida anda tuleb seega. Ja Rovenile andsin ma siis beebisööke niimoodi, et ma ostsin siis kas poest või turu pealt siis kõrvitsat, bataati, kartult ja siis aurutasin need ja blenderdasin siis saumiksriga ära ja siis andsin talle seda süüa ja siis mis üle jäi, siis sügav külmutasin. Sellepärast, et esialgu nad söövad väga vähe, 1 lusikatäie, 2 lusikatäit. Seega minu arust on nagu mõttetu osta neid poetoite rahalises mõttes, kui ta tegelikult seda tervet purki ära ei söö. Võib-olla 2 päeva sööb seda, aga ta ei söö ikkagi kõik ära. Ja kokkuvõttes, kui ma ise nagu tegin neid, siis mul on nagu terve külmkapp sööki täis pooleks aastaks ja ma ei pea nagu muretsema, et kogu aeg beebitoit mul korvis oleks. Kas Camilla teeb häält? Sul on aeg magada. Maga edasi, emme räägib. Camillaga ma mõtlesin, et oh no, et mina enam ei hakka küll mökerdama neid asju kokku, et see tegelikult on suht vaevarikas see aurutamine värki-särki, aga siis ma sain Philipsiga koostöö ja Philips saatis sellise 4-1 blenderi aurutaja ja ma olen seda kasutanud ja ma ütlen, et see on nagu what? Kus ma enne elanud olen. See on nagu nii mugav. Ma juba tegin sellega, mul on esimene ports kõrvitsapüreed ja õunapüreed juba külmkambris. Seega ülilahe asi. Ma näitan ka tegelikult, kuidas see lähemalt toimib. Sellepärast, kui sa oled selline emme, kes tahaks oma lapsele ise sööki valmistada, siis see masin on lifesaver. Ma ütlen, et kus ma varem olen olnud, see on ülihea näiteks mingi katsiku kingituseks või üldse jõuludeks. Jõuludeks on täiega hea kingitus. Ma olen ülirahul selle masinaga. Ma näitan, kuidas see toimib. Kannatage. Ma tean, et te olete sama elevil kui mina, aga kannatage. Nüüd ma panen nad aurutamisse ja selle jaoks ma pean panema siia vett sisse. Taga on kohe siis indikaator ka, kui palju peab vett panema ja iga juurvilja, puuvilja jaoks on siis eraldi kirjas, kui palju vett pead sa siis panema. Nüüd ma panen siia sellise kaane peale. Siin on siis see aurutamine ja keeran selle topsi teistpidi niimoodi ja panen selle siia peale. Ma panin nüüd siis 25 minutit aurutamise ajaks ja siis on kõik valmis ja siis ma blenderdan. Selle masinaga saab siis veel sügav külmutatud asju üles soojendada ja siis saab ka lihtsalt soojendada beebitoitu, mis on nagu ülilahe, nagu missugune masin sa oled. Abikäsi emmele.
üliäge. Ja mul ei ole vaja sellele asjale reklaami teha, ma lihtsalt tahan teile näidata, et kui suur abimees see on ja tegelikult kui vähese vaevaga sa saad ise kodus beebitoitu teha. Et kes tahab, siis ma panen selle lingi siia alla infoboksi, et ja ma tõsiselt soovitan seda, see on nii äge. Ja muidu ma pidin aurutama ju poti peal keetes ja kogu aeg jälgima, et vesi üle ei keeks, et vesi sinna toidu sisse ei läheks. Aga nüüd on lihtsalt, et ma ootan 25 minutit ära, samal ajal saan Millaga mängida, tubasid koristada, mis iganes teha, et see on nagu tõesti suur abimees, kui sa tahad ise beebitoite hakata tegema. Võib-olla kui mul seda masinat ei oleks, siis ma ei viitsiks teha, ilmselt mitte, aga kuna mul ta on, siis ja hea meelega teen. Ja ma ostsin ka poetoite, ökoloogiline bataadipüree ja siin on siis ploomipüree. Ma võtsin need sellepärast, et ma ise neid kodus ei hakka praegu valmistama ja ma mõtlesin, et kui kuskile on väljaminek, siis mul on hea need lihtsalt kaasa võtta. Muidugi ma saan neid külmutatud asju ka võtta, mis iganes, aga need on nagu käepärast, et ma kindlasti annan talle neid ka, et nagu vaheldumisi. Aga esialgu ma annan oma tehtuid asju ja kui väga vaja, siis neid poe omasid. Ostsin ka Millale siis selle Briton Fika söögitooli, siin käib see alus niimoodi pealt ära, seda on kerge puhastada. Meil oli varasemalt see IKEA Antilope tool, mis oli ka väga hea, aga kui Roven oli ka 5-6 kuune, siis ta väga hästi ei istunud ja lõi kogu aeg oma pead vastu toda äärt ära ja mis oli plastikust, siis ta pani kogu aeg kisama. Seega ma tahtsin, et ka Millal oleks natukene pehmem istuda, värki-särki, sest mina tahaksin sellist tooli, kui ma beebi oleksin. Seega ma mõtlesin nüüd, et ma võtan selle tooli. See jäi mulle juba ammu silma ja mul ühel sõbrannal on ka selline tool. Ja siin on see jalatugi ka, mis minu arust on vajalik, kui nad õpivad ilusti istuma ja tasakaalu hoidma. Antilopil seda ei ole, aga saab nagu eraldi nagu juurde panna ka muidugi. Selle lauaga on niimoodi, siin ees on üks nupp ja siis sa tõmbad selle ära. Siin on nagu niimoodi. Ja siin ees ei ole mitte mingisugust seda toetust, kui sa selle laua ära võtad. Mis ma teile veel näitan, nii kaua kui mul see aurutab seal, on see, et ka Millal on siis selline beebikiik ka, see on siis Joye oma. Ja mul oli beebikiigu puhul tähtis see, et ma saaksin teda edasi-tagasi kiigutada ja see keerab ka. Ja siis niimoodi üles-alla ka. Et siin on nagu erinevad funktsioonid, et seda saab keerata ja pluss siis saab siit üles tõsta seda ja allapoole tagasi panna. Et ma tahtsin jah sellist, et mis oleks natukene nagu rohkem reguleeritav, mitte et ta ei käiks kogu aeg üles-alla, vaid vajadusel saan siis nagu küljest küljele ka teda liikuma panna. Siin peal on siis erinevad nupud ja asjad, siin on isegi valgus, siin on erinevad muusikad, ma ei hakka praegu taha panema. Hästi mugav on seda ka toas ümber tõsta. See on väga raske, aga kui sa tõstad niimoodi, siis sellel on rattad ja see liigub väga kergelt igale poole, kuhu sa tahad seda siis viia. Ja kui Roven tavaliselt sööb või hommikul oleme siis kõik koos, siis ma vean selle beebikiigu siis Roveni laua juurde. Roven sööb selle laua taga. Mul on diivan praegu paigast ära, et Camilla on seal rõdu peal. Aga jah, Roven sööb siin ja siis ma panen Camilla tavaliselt talle siia kõrvale ja siis Camilla näeb, kuidas Roven sööb ja siis nad saavad seal kahekesi juttu ajada. Ma üritan nagu teid oma eluga kurssi viia. Ma pole nii kaua vlogi teinud, et nagu mul on nii palju rääkida ja asju tegelikult näidata. Et jah, aga ma üritan seekord nagu beebi teemale rohkem keskenduda. Taga on meil väikene mängukaar siukse matiga. Lähme sinna. Hello, siin on siis selline pesa ka. Siin on tavaline selline mängukaareke, kuhu saab asju riputada. Ja siin on siis mul see ülihea praktiline kohver, kus ma hoian siis tegelikult Camilla mähkmeid, värki-särki, siin on mingid muud jampsid ka, siin on see veekindel lina, mis ma talle tavaliselt alla panen. Ja kusjuures ma ostsin ka selle mähkimislaua, mõtlesin, okei, Roveniga ma ei kasutanud toda, mul polnud vaja, aga ma mõtlesin, et okei, Camillaga ma siis ostan, et kui seda on nii väga vaja ja see on siis seljale hea ja
väga mugav ja ma ei kasutanud seda kordagi Camillaga, kui ta imik oli ja mul lihtsalt ta seisis nurgas ja ma lihtsalt müüsin ta peale 2 nädalat seismist maha. Sellepärast ma vahetan tal mähkmeid kas diivani peal, põrandal, ükskõik kus mujal kui ainult mähkimislaua peal. Et minu kätes see kasutust ei leidnud. Porgandid on nüüd ära aurutatud, nad on siin sees pehmed ja nüüd ma keeran selle teistpidi niimoodi, et tera on siis all. Ja siis blenderdan. See aurab mul praegu siin, aga see konsistents jäi mul praegu selline natuke paksem ja tükiline. Ma tegelikult jätangi selle selliseks, et mida rohkem blenderdad, seda vedelamaks läheb ja siis ise nagu saad valida nagu kui tükilist toitu sa tahad talle anda. Siin on mul siis eilne tehtud kõrvits ja ma panen need siis säilituskarpi ja kirjutan peale, millega tegu on. Nii, nüüd on need kõik siin sees. Mul on siin peal üks selline kleeps. Kleepsurulliga ma tellisin Chinast ja siis on kriidimarker, millega ma peale siis kirjutan, millega tegemist. Kuupäevad on ikkagi hea panna, sellepärast, et kui sa nagu palju selliseid portse teed, siis vahepeal läheb meelest, kui nad kuskile sügavkülmas allapoole kukuvad, seega on hea teada, et kas neid on tark veel kasutada või mitte. Siin on mul siis sellised 2 suuremat tuubi ka, siin on ka see eilne kõrvits mul sees, et mul väiksemaid neid vorme enam polnud, seega ma panin siia. Et kui ta suurem on, siis saab siit ka võtta. Ja mida vanemaks ta saab, seda rohkem asju talle võib anda, siis võib nagu kõrvitsat ja porgandit kokku segada, seega ja mul ei olnud neid beebilusikaid ka, seega ma eile Selverist ostsin siuksed, need on indikaatoriga, et kui toit on liiga kuum, siis nad muudavad niimoodi värvi, ots läheb valgeks. Ja see läheb siis sügavkülma. Kissi, kus seal? Kes ärkas? Tiri! Tule hakkame sööma. Kõrvits. No? Kas sulle ei maitse või? Kas sulle ei maitse väga? Sa tahaksid mingit maasika või banaani oma või? Tahaksid, jah? No, aga me peame kuskilt alustama. No, aga selles suhtes ta päris nagu isuga ikkagi sööb, et ta võtab suhu, et see on positiivne. Ma olen unustanud, kui raske on tegelikult vlogida, kui sul laps peab käes olema, seega ja me hakkame nüüd lõunakasse minema ja Camilla hakkab tuttu jääma, seega, oota, kuidas ma nüüd filmima pean, et mind ka näha oleks, okei. Seega ma pean talle natukene tissi andma ja siis me saame minema hakata preili Camilla. Kas on nii? Suur kott on juba asju täis. Hakkame koju minema või? Hakkame koju minema. Jaa! Kas tahad autoga sõita ka veel? Me olime vanaema juures ja nüüd mul tuli idee teha homseks sõbrannale küpsise torti ka. Seega ma tulin küpsiste järgi, et muu on mul olemas. Ei, meil on. Meil ei ole küpsiseid. Me peame küpsiseid ostma. Jaa. Luugel on mul kaasa. Jah. Luugele. Jah, lähme. Luugele ta piiksub. Meil on siin kohupiim ja vahukoor segamini. Ja siis mul on siuke alus, me teeme siia peale. Nii, oi näe piiki. Nii. Meil on tort. Näitame torti või? Meie küpsise tort on peaaegu valmis. Jaa. Ja see tuleb ära kaunistada, siia paneme magusaid. Tõotame, nikkab tädati. Siis pane küpsise peale. Mis sa
poja, mis sa hammustasid tüki? Püha jumal. Nüüd me emme peab ära pahteldama siit ja hammustas lihtsalt tordist tüki. Hea, et tädi Tuuli seda ei näinud praegu. Kas me paneme selliseid värvilisi? Lugeti tällidi. Ja meil on siis ka selliseid tegelikult šokolaadi omasid. Minä tänään tällidi panna. Aga meil on šokolaadi omad ka. Minä tänään tällidi. Okei, paneme värvilised. Minä panen. Nii. Ja. Paneme paar tükki äkki tordi peale ka või paneme kõik suhu. Ei tunnu. Kas sa pead sinna unniku tegema või? Jaa. Ise panen ka unnikusse, tead. Kuule, pane mujale ka, mida sa ühte unnikusse paneks sinna. Ega me suurt munamäge ei ehita. Nüüd aitab või? Jah. Stopp. Tämä kekela. Tere hommikust ja nüüd on järgmise päeva hommik. Ma olen Roveni lasteaeda viinud ja Camilla magab mul teises toas rõdu peal. Seega ma mõtlesin, et ma näitan siis ära, et mis ma ostsin eile lõunakast ja siis komplekteerime need kotid ära. Esiteks ma ostsin Pepkost siis natukene neid kinkekotte, et oleks kodus varuks olemas. Ma võtsin siuksed jõuluomasid väiksed. Hästi nunnud kinkekotid on seal, et ma suht tihti varun neid endale koju sünnipäevade jaoks või jõulude jaoks, et siis on nagu käepärast võtta Kasparilist. Muidu ei helistata ja siis, kui mina hakkan filmima, siis on vaja lobiseda. Mul on siis sünnipäevale minek ja siis on beebile külla minek, seega ma pean välja valima, mis koti ma kuhu panen. Or this one, or that one. Ma panen selle Let's Party, sest see on nagu peokott. Mul on valus istuda, mul on patja vaja, ma olen juba vana inimene, ma ei ole mingi 16 enam, eks ole. Jumal kõik, mul on puusaliiges ka valutab. Nii, esimese asjana ma ostsin siis sünnipäevaks sellise Corvetti. Ma algul vaatasin, et see on Lamborghini, aga ei, see ei ole. Ja selle käivad siis uksed ka lahti ja see on selline hästi kvaliteetne, ta on käes hästi raske. Ma usun, et sellega saab päris pikka aega mängida. Ma vaatasin seal ka puldiga autosid, aga need tundusid nii õrnad olevat ja ma Rovanile kunagi ostsin ka ja need lähevad suht ruttu katki, seega 2-aastane ja teades, kuidas nad mänguasjadega ümber käivad, siis ma arvasin, et see ei olnud hea mõte ja seega ma võtsin siis sellised tavalise puldiga autod on minu arust nagu rohkem nagu suuremate teema juba, kui nad nagu oskavad nagu liigelda nendega, sest puldiga manööverdada on päris raske. Juurde on mul siis ka sellised plastiliinid. Need on siis Milda Play-Doh. See on siis naturaalne plastiliin, Milda. Ja see näeb väga vahva välja kusjuures. Ja need lõhnavad ka nagu šokolaad. Sellised. Hästi lahe. Ma arvan, et nendega on päris vahva mängida. Ma tean, et Rovenile meeldisid väga plastiliinid ja 2-aastastele peaks selline mökerdamine meeldima. Seega mul on 4 tükki neid. Need lähevad ka siia juurde. Siis ma peaks need eraldi kotti panema, aga mul ei ole sellist kotti, kuhu neid eraldi panna. Seega need lähevad siia kõik nii, nagu Jumal juhatab. Kas ma panen selle kaardi ka siia? Ei ole vaja panna. Igaüks saab aru, et need on plastiliinid. Tegin siukse hästi armsa kaardi. Siin on Roven ja see on Camilla. Ja siis siia siukene kirjakene ka taha. Nunnu. Vahepeal Roveniga joonistame, siis aeg-ajalt ma kasutan võimalust, et midagi kasulikku ka teha. Seega ja postkaarte joonistan. Neid on hea nagu kottidesse panna. Nii, üks kinkekott on valmis. Ma arvan, et see peaks sobima 2-aastase sünnipäevaks. Kui ei sobi, siis proovin järgmine kord
paremini. Täna, kui Roven tuleb, siis me lähme Tuuli ja Jaanile külla, sest nende perre lisandus väike beebipoisikene. Ja siis ma panen nende asjad siis siia kotti, see on natukene suurem ja selline tagasihoidlikum. Let's party ei sobi väga. Esimeseks asjaks on mul selline veinipudel. Ma panin siia ise selle lipsu ja siin on mul selline kleeps peale pandud ja siin on siis nagu cheers ja palju õnne. See on siis nagu lapse puhul. Ma arvasin, et see on lihtsalt niisugune vahva asi, mis kaasa panna. Tuuli muidugi juua ei saa, seda imetab, aga noh, niisama vaatamiseks võib ka ju asju kinkida. Palmersi kehavõim, ma arvan, et see peaks Tuulile meeldima. Seda saab ka lapse jaoks kasutada, seega ma panen siia, see on mõnus siukse pumbaga. Hügieeniline huulepulk, seega läheb siia kaasa. Philipsi lutid, siuksed kummiga voodilina, sest neid kummiga voodilinasid on päris raske nagu saada minu arust ja see on siuke äge printsi krooniga selline nunnu. Siis ma mõtlesin, et ma lähen ostan Lindexist sealt seda 3 tudukat, mis ma ostsin ka Millale, mida ma kogu aeg kandsin, aga seal ei olnud üldse nunnusid tudukaid poistele, seega ma välistasin selle. Selline body ja siis siuksed matchivad püksid mõmmikuga taga. Ja ma võtsin selle natukene suuremas suuruses, kui ta on juba 2-3 kuune, et siis külla minekuks oleks siuke viisakas komplekt. Minu arust, kui nad siuksed pisikesed peepsud ja värki-särki on, siis nagunii nad väga kuskil ei käi omast kogemusest, pigem nagu kodus ja tudukates ja siis, kui natuke suuremaks saab, siis on hea nagu külla minnes selga panna või kui mingi viisakam üritus on. Seega ma võtsin selle komplekti ja seal ei olnud poistele väga armsaid asju. Ja siis ma võtsin need Lindexi sokid ka, sest need on suht ainukesed, mida ma ka Millal kandsin imikuna, et need püsivad päris hästi jalas, et ma võtsin need siukses väiksemas suuruses. Käisin Pepkost ka läbi, ma võtsin need väiksed niisked salfrätikud ka Millale kotti, et ma ei peaks neid suuri salfakaid kaasas kandma. Siis ma nillisin juba neid kõrsi eelmine kord. Need on nii vahvad, õhtul kakaod juua jõuluajal ja siis minu arust on nagu väga nunnud. Ja siis ma võtsin need taas suletavad plastikkotid, et siia ma hakkan siis neid sügavkülmutatud püreekuubikuid sisse panema, et mul olid need suht otsas. Või tegelikult ei olnud, aga see oli nii armas disain, et ma pidin need võtma. Aga ma loodan, et teile meeldis see vlog üle pika aja ja kui sulle meeldivad sellised vlogid, kus ma niisama räägin ja oma igapäevaelu näitan, siis anna sellest kommentaaridest teada, kas sa viitsiksid veel vaadata selliseid videosid või sa tahad mingisugust muud videot vaadata. Ja mul on plaanis siin ka Roveniga lähiajal üks video teha, aga selle teostamisega läheb natukene aega. Aga võt, tore oli sind taas näha ja ma loodan, et sul läheb kõik hästi. Ja jah, nii et varsti jälle näeme loodetavasti, et tšau!